Kes oleks arvanud, et Bondi filmides tuttav imepisike spioonikaamera on kohalik Maarjamaa vaimusünnitis? Veidi rohkem kui 1 sentimeeter lai ja 7 pikk Minoxi nime kandva kaamera leiutas Nõmmel elanud baltisakslasest eestlane Walter Zapp 1930ndate alguses. Neid kaameraid küll kahjuks kunagi Eestis tootma ei hakatud, kuid peagi saatis neid ülemaailmne edu ja kokku valmistati neid üle 1 miljoni eksemplari. Tänu Naissaarel sündinud teadlasele saame imetleda just selliseid taevaatlaseid, nagu me neid täna teame. Nimelt leiutas Bernhard Schmidt ka 1930ndate alguses Saksamaal observatooriumis töötades teleskoobi, mis muutis senist vaatevälja palju laiemaks. Kui leiutis avalikuks sai, järgnes sellele suur just selliste teleskoopide ehitamise buum üle terve maailma. Myomeeter. Ei, seda ei maksa segi ajada mõõtühikutega nagu sentimeeter või kilomeeter, mis on hoopiski prantslaste leiutised. See on täielikult Eesti oma asi. Myomeetriga on võimalik mõõta pikkuse asemel lihaste seisukorda. Selle tööpõhimõte on lihtne. Lihasele antakse kerge mehaaniline impulss, seade registreerib sellele järgneva lihase võnkumise ning annab lihase kohta 3 numbrilist tulemust. Esimene peegeldab lihaste toonust, teine elastsust ning 3. jäikust ning see kõik on täiesti valutu. Esimene myomeeter loodi juba aastal 1976 Tartu Ülikooli teadlase Arved Vainu poolt. Alles 1996. aastal jõuti seadme arendusega nii kaugele, et oldi valmis patenteerimiseks ning 2005. aastal sai see ka meditsiiniseadme sertifikaadi. ME3 piimatooted. See on tänaseks piimatoodete ehk kõige tavalisem lisakomponent, kuid 1995. aastal tegid Tartu Ülikooli teadlased ajalugu, kui avastasid haruldaselt kasuliku bakteri, mis ladina keeles kannab nime Lactobacillus fermentum ME3. Just viimase lühendi järgi tuntud bakter on probiootik, mis omab tugevat kahjulike mikroobide vastast toimet. Eestlaste leiutised on tormi teinud ka muusikatööstuses. Nimelt 1906. aastal, mil valmisid oletatavalt esimesed paistetaldrikud. Need tegi muusik Toomas Paiste Peterburis. On ka neid, kes kahtlevad, et taldrikud juba seal ja nii vara toodeti, kuid kindel on see, et 1916. aastal pärast Eestisse tagasipöördumist läks juba suureks tootmiseks. Paiste pere põgenes sõja ajal Eestist, kuid perefirma toodab taldrikuid tänase päevani. Ning kuidas muud moodi see nimekiri lõppeda saakski, kui arvutiprogrammiga nimega Skype. See 3 eestlase poolt kirjutatud programm on pakkunud palju vaidlust, kus ta siis ikkagi pärit on ja kelle poolt leiutatud. Läänemaailmas peetakse Skype'i asutajateks hoopiski rootslast Niklas Sennströmi ja taanlast Janus Friisi. Eestlased raiuvad aga vastu, et tegu on kohaliku leiutisega ning mis on asutatud välismaal. Skype alustas tööd 2003. aasta augustis. Tänaseks on selle kasutajate arv kasvanud 300 miljonile kuus ning seega võib seda uhkusega pidada Eesti Nokiaks.